No nii, head sõbrad, taas uus nädal, uus video, Leho Sander stuudios ja mul on üks asi klaarida, Leho, ma tahaks sulle raha anda. Aga see siin on 55 eurot müntides. Luik läks väga tilti eelmine kord sinu 5%. Ma üle analüüsin seda, ma tean, aga ma olen närvis ükste asjade peale. Aga see, kuidas ta juba ütles, nagu Sander ütles, 55 euri õhtu peale on päris kõva ja siis ta ütleb, et ma arvan, et seal oli rohkem, ma andsin 55 euri juba müntides Urmole. Sa arvad, et seal oli rohkem, aga sa andsid mündid ära. Teeme niimoodi. Vaata, see on ju lage punase meri seal. Et ma loodan, et sa oled õnnelik ja toimetad selle mündikaarbi Urmole. No väga tore, aitäh, ma vaatan. Ossoroi. Sa ei oleks suutnud seda ise tassida, no... See on kukrutäis. See on nagu reaalne mingisugune kõhutäis münte. No teeme nii, oota. Nii, ma panen mikrika. Palju siin on siis? 55 eurot. Oi, plää! Täna head sõbrad, me jätkame taas eksperimendilainetele sellepärast, et päris mitmed inimesed kirjutasid ja tahtsid näha, mida see Leho veel teles korda on saatnud ja nagu me ütlesime, meil materjali on. Ja enne kui me siis tänase video juurde läheme, mul on siin tegelikult ka 2 pakki lappeskaarte. Need kaardid on ikka sellised bängerid, kui neid mängida, läheb õhtu päris lappesse. Leho, sa mängisid Soomes mingisuguste tšikkidega seda mängu, läks ka lappesse, jah? Läks lappesse, ei saa arugi, kui juba oled täitsa lappes. Ja, ühesõnaga, me anname tänases videos võimaluse need kaardid endale võita. Neid on juba peaaegu 7000 inimesel, kes selle suve jooksul endale need kaardid soetanud on. Et neid saada, lihtsalt hakka followma Instagramis Intriigikogu, link on descriptionis ja juba sel pühapäeval anname need kaardid kenasti Instagrami story vahendusel ära, anname teada, kes siis need endal saab. Aga nüüd läheme siis tänase video juurde ja ega siin pikka pidu ei olegi. Vaatame sellist saadet nagu eksperiment. Inimesed tahtsid näha, kuidas Leho teles toimetab ja mis tänase video põhieesmärk on? Raha. Raha, peaks olema naljakas, rikkanne maailmas. Ma olen Tallinna kesklinnas, raha ei ole, näpud on täiesti põhjas. Aga mul on mega hea plaan, kuidas enda finantsolukorda parandada. Ma hakkan pudeleid korjama ja mul on kindel plaan koguda rohkem sulli, kui sina seda täna teed. Vaata, mul ei olegi plaanis hakata prügikastist pudeleid korjama. Mul on palju parem plaan, kuidas ma endal täna õhtul plekki kokku ajan. Ma nimelt olen maskeerinud ennast poissmeeste õhtu poissmeheks ja ma kavatsen inimestelt niisama raha välja nuiata. Kui palju sa üldse neid poissmehi Tallinna tänavatel näinud oled, kes käivad raha nuias? Mina olen pigem näinud selliseid naisi ja ma olen kuulnud legende, et on naised, kes käivadki nagu täiesti tööna. Tallinna vanalinnas suveõhtutel ma olen ise näinud ühte seltskonda, kes on mingisuguse 2-nädalase vahega täpselt samad inimesed, aga erinevad riided ja võib-olla paar inimest on seltskonnas juures ja nad käivadki mööda vanalinna ja lihtsalt nuiavad Soome turistidelt raha. Kui oli hoorada? Aga poissmeest õhtut peetakse ju koos sõpradega. Kus kohas sinu sõbrad on? Vaata, mul ei ole sõpru. No selge. Alustame meie eksperimenti, saame tunni aja pärast kokku ja loeme raha üle. Teeme nii. Samal ajal kui... Tunni aega te kindlasti kokku ei saa. Ei. See on jälle mingi telemaagia, vana hea. Saame tunni aja pärast kokku. 2 tundi ja 10 eurot. Poissmees Urmo võtab suuna kesklinnale. Kui poissmees mina olin ja Tallinnasse tulin ja mõtlesin koosida naist. Mõlgub minul mõttes hoopis seksikam koht. Tundub, et peab kiirustama. Minu kraam võetakse ära. Ma ei saa Urmole kaotada. Et sulanduda kampa, tõmban bussipeatuse varjus selga Harjumaa seksikaimad tööriided. Tühjad pudelid, siit ma tulen. Prügikast on siin olemas. Vaatan kohe sisse. Juu! Ma ütlen ausalt, veidikene rõve. Ma ütlen ausalt, veidike rõve ja siis pistab käe kombaini. Jap. No tele nimel. Oi jah. Aga no, vähemalt raha nimel. Tegelikult ei ole. Viinapudel ja kellegi toitu. Siin ei ole. Lauluväljaku kõrval suures prügikastis läheb juba paremini. Samal ajal kui mina 10 sendi kaupa rikkamaks saan, tõmbab Urmo rajalt maha oma esimesed ohvrid. I am last day single. Give me your money. Last day single? Yes. Okay.
ma arvan, et eestlane ongi tegelikult, talle sobibki kõige rohkem selline Inglise selline I don't understand, but okay. But okay, yes, you know? Yes. Give me your money, please, I take it. Ei no, kõige lihtsam. Is it okay for you? Jah, sest et kui sa paned nagu sellist briti aktsenti, siis see on veider, imelik. Leho, sa oskad ju briti aktsenti teha. Me kunagi sõitsime laevaga tagasi Soomest ja Võttelt ja Leho mõtles, et ta oli veits svipsis, hakkas tegema seal natukene nalja ja mängis eestlastele mäkra, hakkas briti poistmeest mängima. So basically I am last day single, if possible. Can you give me all your money? I'm sorry. Nii, thank you. See vend on seal, vaata kuradi. Okei, tavai, ma tunnen täiega kaasa sulle, sa oled viimast päeva olen, et võta kõik mu säästud. Ja vaata, kui keeruline tegelikult ka, kui nad on veel üle lahe ka soomlased, eks ole, tulevad siia Eesti kaamera on näos ja mingi poissmees ikka annad raha. No ma teid kahju hakkab ju. Aga soomlased Eriti üksi ka veel. Tippi ei anna. Ei anna. Soomes ei ole väga tipikultuuri vist või? Ei ole muidugi. Aga thank you very much. Mul on esimese 5 minutiga on juba 7 eurot korjatud. Leho peab nimelt korjama 70 pudelit, et seda sama raha saada. 5 minutit, 7 eurot. Väga ei edene, mul on 50 senti, mis on üsna kehv tulemus, ma arvan. Tegelikult ei ole. Ühe prügikasti pealt ütleme, et saame 20 senti. Ja näed, taaskord pudel. 10 senti. Vähemalt sa oled optimistlik. Nii, kas kork ka võidab? Kork ei võida. Ja korgid võtame maha, sest muidu ei saa taarasse viia. Märkan eemal puudevilus kogenud pudelikorjajaid. Äkki annavad nemad mulle mõne... Vennal on normaalne tantsusamm sees seal ju praegu, siuke korralik vibe. Ja Preili on ka kõrval, ma vaatan. Ja Preili on kõrval, lähed tuimalt juurde või? Muidugi. Nagu imelik ei ole minna kuskil niiviisi, kus sa nagu julguse võtad, et lambist lähed kuskile sinna pompsu juurde, toimetab omas elemendis ja siis tuleb mingisugune vend, et ma ei tea, pudeleid on või? No tegelikult julgus tuleb siis, kui kaamera tagant öeldakse, Leho, mine! Kurat, Leho, mine! Mida sa vahid siin, mine? Ja siis tuleb minna, sest et saade nõuab. Tere! Ega taarat ei ole? Mine vaata prügast. Teil ei ole või? Ei, siin küll pole. Ei ole. See on minu taara. Kuid ette. Sinu taara või? Ära jama. Minu piirkond, kurat. Vend läks jumala tilti praegu, et mis mõttes, minu piirkond. Ei oska väga small talki ka ajada ju pudelikorjajaga, samas äkki on... Ei, no samas võiks just küsida, et kuule, et milliseid kõige rohkem on, et kas kuskil festivalilt või siis palju nagu perapõhjakese peal on ja... Jah, tõsi. Ma annab, pead lähenema õige külje alt, vaata. No, ma käin siin, kurat, taaret korjamas. No, ja mina ei käi või? Ma ei tea. Siin on terve vananim minu piirkond ju. Aga ma vannalinnas ei käigi. Ja linnahall ja. Linnahall ka või? Ja. Kurat, No, ma olen Viimsis nüüd käin. Eile näiteks tulin öösse Viimsis Pirita rand. Tegin 13 euri. Kurat, korralik. 13 on ikka kurat päris hea. Palju täna skoori tuleb? Kampust. Ei ole nii. Ma nuusutan, et kas ta üldse kõlbab. Selles suhtes saade nõuab ja no, kui tema joob, ta on ju elus. Ma arvan, et ta on joonud seda viimased mingisugune 5 aastat. Elu, mis elu ta on, aga toimib. Tead, et neil on kõht natukene parem, mis võtab baktereid vastu. Kõik see jubedus, mis ma siin olen pidanud tegelikult... Ma just tahtsin öelda, et sa oled ikkagi selle televisiooni aastate jooksul kõike teinud. Sa oled söönud, ma ei tea, puu otsast lehti. Sa oled pompsuga ühest pudelist joonud šampust. Mida sa veel teinud oled? Eks siin ole nii mõndagi. Proovitud, tehtud, vaaratud, jah. Oi, see on jumal küll. Aha. Kuule, see on lahja vist 9 kraadi. Lahja ääraisk. Siit Tammsaare pargist ma loodan endale leida poissmeeste õhtule sõbrad, sellepärast et sõbrad on poissmeeste õhtu lahutamatu osa. Tere poisid, kuule me teeme siin eksperimenti. Viimast päeva vaba. Ja oleks vaja, et keegi tripiks minuga kaasa. Mis peale seda, kui raha on korjatud? Siis ostan teile õlled. Tüüpide põhiküsimus on see, et okei, davai,
õlle eest võiks nagu teha küll. Aga väga huvitav, et inimesed tulevad nagu kaasa, et noh, viimast päeva vaba tüübil pole sõpru, muidugi. Hea hingega läheme kaasa, muidugi. Vastate õlled? Jah. Aga te peate viitsima muuga natuke aega kaasas kõndida. Kaasas kõndida võtta? Pärast oskan teile õlled, jah. Kas endal ka õlled on? No võib küll. No jootagi, kui mulle taustaks õlut, võite juua küll. Selles suhtes, et poissmeeste pidu on. Vaata, kui perses need vennad on juba nii süsi. Jumalas vipsis ju. Ja siis Urmo tuleb, pakub, et ta veel saab õlut. Ja tüübi raudselt mõtles, et poissmeeste õhtu seal saab normaalselt ennast mingi täiega läbi tõmmatana. Ja leidsingi ruttu kiirelt endale siit Tammsaare pargist. Toredad sõbrad, kuidas su nimi on? Margus. Ja sinu nimi? Kristo. Olete varem poissmeeste peol käinud? Ei ole. No nüüd siis. No nüüd käite poisid, saate näha õiget vile ja valu. Lähme, vaatame. Olge minu juures ja kui rahvas hakkab... siin on ka ideaalne näide sellest, et kui erinevad on tegelikult mehed ja naised, kui meestele ütled, et nüüd on minek, põmm, asjad pakitud, nad on juba valmis. Nad on, nagu Urmo takistab neid praegu nagu liikumas. Urmo nagu eit praegu siin, vaata. Blokib. Aga vennad on kohe valmis. Davai, let's go, do it, no! Lähme, teeme. Ja siis on mingisugused tüübid, kes hakkavad soengut kammima ja sättima. No mida? Nagu meie. Tavai. See raha panema, siis plaksutage ja aidake kaasa sellele. Okei, aga lähme. Tuleb tõele au anda. Urmo ja tema uued sõbrad Margus ja Kristo petaksid praegu ära isegi kogenud politseiuurija, vanamemmedest rääkimata. Ma teen sulle jah, okei, see on ka õige. Väga hea. No nii, kas tunnete rahalõhna? Siin on. Tunned rahalõhna või? Nuusute, 50 eurot müntides. Siin on. Hello, I have a last day in a single. And we have a party. This guys. Please give me your money. Little money. Some coins. She has all the money. Yeah, I have some coins. You want it? Yes. You're welcome, please. Luigele, see kõik. Luik, tule järgi. Hello. I am last day in the single. And we have a party. Please give me your money. Some coins. Some coins. Okay, here you go. Oh. You can actually. Come on. Thank you. No, mingisugune 2 eurot tuli jälle. Mis mõtlen seda, et tegelikult on fuck it, tervesid tööl käid üldse, mine käi linna peal, ma arvan, nagu palju efektiivsem kui pudeleid korjata. Vaata seda nukrat meest. No vaata seda meest. Kõnnib oma punane, koit sinised, tunked, mingisugune löki on peas ja käib oma 20 sendised korjamas. Ja siis mingi vend läheb Tiivo kostüümiga ja saab jumala normaalse teenistuse. Jah, oled ka pompsik Humanast, ostad endale mingisuguse normi kostüümi, siis lähed ju edasi linna, pesed ennast kuskil ühissaunas, pesed puhtaks, jah. Sest et pudelite korjamine tõesti oli väga niru ja ega ma ei saanud väga palju raha sealt kokku ka, et poissmees olla on kindlasti palju lõbusam ka. Ma arvan küll, jah. Sest et preilid ka naeratavad ju, tahavad ikkagi sellist. Muidugi. Samal ajal kui Urmo rahas suplen mina endiselt sentides ja õllepurkidest välja nirisevas õlus. Kurat, katki tegin. Äkki petan masin ära. Tere, извините. Есть этих? Что? Есть деньги. Nagu peab vene keeles rääkima. See on nii kurb, et ei oska nii hästi vene keelt ikkagi rääkida. Tulid siis trepi peal mulle vastu inimesed. Küsisin, kas neil on pudeleid või raha. Mees kompas taskud läbi ei leidnud. Nainegi tegi sama. Ja mina sain 27 senti. Kui ma samamoodi jätkan nagu ma praegu, siis ma ei saa alles ülehomme siit minema. Ja mis minu kotka silm märkas, vetsus on üks pudel. Tuju tõuseb. Ja. Tean veel. Siin ei ole peale paha haisu mitte midagi. Mingisugune 10 hakkab vist juba kokku tulema. Kas te eesti keelt räägite?
ma olen viimast päeva veel vallaline, kas te meie poissmeeste pidu natuke toetate? Kas või mõne sendiga? Urmo ja tema uued sõbrad võtavad suuna Raekoja platsile. Meeste tähelepanu kõidab Inglismaalt tulnud abiraha kunstnik, kes otsib vabatahtlikku. Ja, mine nüüd, seal peab olema keegi, kes nagu lükkab. See on nagu Arlet Palmiste kuskil stuudiosaadetes. Ja nüüd rahvas, plaksutame! Hello. Congratulations. Thank you. I am so lucky to have a bachelor's fucking party in my show. Is that your son? No. Vennad on küll ühte nägu, ütleme nii. Aga see oli küll huvitav, et ka see tüüp läks kaasa asjaga. Ja et see oli ikka väga hea külaline, kes seal Tammsaare pargis sai kaasa kutsutud, sellepärast, et mina arvan, et enamus, kes seal YouTube'i telekate taga istuvad, pigem ei julgeks seda teha. Ega pigem ei läheks, aga see tüüp tal on nagu julgus oli sees, kõik oli olemas, et toimis. No siin hakkab nalja saama. That's my friend. And, That's your friend? Yes, and my friend loves drink beer. And we want money. Mulle meeldib see Urmo korrektsus, et my friend loves drink beer. We want money. Ja jumala hästi töötab. Are you gonna steal my money? Yes. Fuck you! Of course. This guy. Hi, is it on? Yeah, what's your name? Urma. Urma is going to get married. He's going to be prisoned. Yes. But I say good luck to you, Urma. It was fantastic to have you here. What do you want to do? What do you want? Should I stab you or no? I put this in the... Yeah, on the head and I whoosh. Yes. This is very good. Very good idea, Vaata selle venna nägu on niiviisi, et no perse, kuhu ma nüüd tulin? Ühe Aleksandri pärast ainult. Oi! Ole liikumatult. Nüüd läheb. Ma nüüd ei liiguta. Must kunst. Palun, ei, kõik on korras. Usaldan Urmat, siin on kaamerad. Ta ei löö mulle pihta. Ja, kõik on hästi. That's a good call. I would do that as well. Okay. What is this? I haven't even started my show. Okay. Push you. What's up? See abiraha kunstnik on ka nagu karakter omaette ikkagi, ta toimib väga hästi. Siin oli nagu ehtne puhas maagia. Selle vennal nagu tõusid hirmust juuksekarvad püsti ja lükkasid selle õuna seal peast maha. Shit, I'm really nervous. Are you nervous? It's like that. It's no reaction. Okay. Ja, et vend liiga palju Aleksandrit pole joonud, muidu vennal oleks tunne, et juuksed kasvavad. Me kunagi käisime Egiptuses sõbraga ja siis sõitsime taksoga tagasi kuskilt mingi eestlaste juurest ja siis taksojuht oli reaalselt, ta oli full ära suitsetanud ennast. Ja siis tal oli mingi takso, mis oli mingi ülipalju, mingi ekraane, paneele. See muidugi oli ülivana takso, aga ta oli pandud mingi telefone ja mingisugused näidikuid ja ma ei tea mida kõike sinna veel topitud. Ja mu sõber oli ka eelnevalt juba mingi seal Egiptuses peale teinud ja siis istus sinna takso ise istmele ja tüübid olid mõlemad jumala pilves. Ja taksojuht teeb samal ajal teeb seal mingisugust hašišit peale ja siis pakub sõbrale ka ja koos tõmbasid ja siis pärast hotellis sõber räägib, et ma tunnen, kus mu juuksed kasvavad praegu täiesti perses. You want to have it this way or that way? Okay. All right, here's 5 years. Urmo, see sõber tegi töö ära, et ta nüüd läheb plönni kokku koguma. Kus mu raha on? Ja, kus mu raha on? This is €5 for you. And what's your name again? Urma. Urma. Urmo. Urmo. All right, I put €5 here. Thank you so much, Urmo. It was a pleasure meeting you and good luck with your marriage. Thank you. Give him a big round of applause and it's dear with him. All right.
5 euri, see on ju 50 pudelit. Ma ei suuda kunagi Urmoga sedaviisi sammu pidada. Ja tegelikult ma ei saagi edasi sammuda, sest sattusin... Las ma arvan. Šampus. Olude sunnil välikempsu. Pudelikorjaja hägune jook on mu kõhu mulksuma ajanud. Väljudes tunnen ennast nagu uus mees ja nagu taevan õnnistus jalutavad järgmised 10 senti mulle lausa ise sülle. Ja nii ma seda taarat siis nopin, nagu seeni. Pudel, 10 senti. Peaks pikemad käed vist kuskilt sebima. Jah, või siis üle aia ronima 1-2. Kinnine purk. Kinnine. Mida sa teed, mees? Mida sa teed? Korra oli plaan, et pistaks pintslisse, aga siis tuli mõistus ikkagi koju, et ei ole vaja kõike juua, niigi sai seda šampust pruugitud. Alkoholi ei tarbi. Aga raha tarbin. Kuigi lauluväljaku võsas on purke rohkem kui seeni, tahaksin olla seal, kus on Urmo. No see mees naudib ikka täiega elu. Ma arvan, Urmo võikski olla mingi elukutseline poismees, kes käib poismeeste pidudel ja tõmbab peo käima, sest et tal see oskus on olemas ja vaatan, vennad suruvad kohe kätsele. Tere Urmo, davai, lähme teeme ära. Urmo tahab ka politseinikelt raha pommida, kuid korravalvurid haistavad ohtu oma nii kõhukesele rahakotile ning venna silmad käisid. Ei, davai, kaas põhja, mine! Kärmelt varvast. Vaba! Teil ka või? Suhteliselt ka viimaseid päevi, palun kõhu. Ja viimased päevi raudselt on elukutselised, no. Ma arvan küll. Aga nad on vähemalt pingutanud, tütarlapsed näevad kõik väga kaunid. No Urmo näeb ka jumala kaunis välja tipukostüümis. Noormehed, jah. No ma ei teagi, mis nüüd teeme siis. Ma ei saa siit ära anda, ma pean siia raha korjama, muidu on täitsa jama. Terve purk ja ma annan sulle kohe mingi muffinit selle. Ei. Urmo, ei, palun, anna mulle terve purk. Ei saa. Palun, anna mulle terve purk, ma annan muffinit sulle. Päris keeruline võib-olla taaskord kaameras kaubelda seal tütarlastega, et kurat ei tea nagu. Urmo on juba siukse nagu, palun ei, ma ei taha. Ei, see kahjuks ei sobi. Selle diiliga me läbi ei lähe, aga me võime ühe muffini osta. Palju maksab? Teeme siis 4-ga. 1 euro. Euro on vähe. Ma arvan, et selle nagu tegelikult, tööjõukulud on ikkagi nii suured, et me ei saa nagu päris nii ka. Me ei saa vist kokku lõppeda. Me ei saa vist 1,50. No teeme 1,50. Täpselt nagu Egiptuse turu peal kuskil. Numbrit ei anna või? Ei. Poisid, oota, sööge vahepeal see muffin ära. Peate sööma. See õlut peale ja muffinit. Söö. Poismeste pidu. Pika juuksel on ka, et söö, sa käisid seal juba seal abiraha kunstniku juures ka, et sul tõmmata seal juba seal mõõk ja õun pähe, et mis sul söö, võta ampsu, palun. Tundub, et ta ei ole väga magusasõber ise ka. Ja ma arvan ka, et vaata, et räägitakse, et kui see on nagu väga magusasõber, et juuksed ei kasva, et see mees on kindlasti toortoidu peal. Jah. Tegin teile muffini välja. Viska loputa õllega alla ja... Kuid huvitavatel Need tüübid peaksid ise hakkama YouTube'i tegema. Ma arvan küll. Kui keegi teab need vendi, siis hittige nad appi ja öelge, et tehke YouTube'ina. Et neil läheb hästi välja. Mis seal toimub nüüd? Mis seal toimub? No, pikajuukseline tundub, et saab löögile. Mistel ei taha kohe vägisi lõpp tulla. And this boys wanna drink beer and I have buy this beer. Please, only one beer. Please give me coins. Coins. Soome mutid ikka raiske... Proovis näppu perse panna talle. Oota, vaatame korraks, mis ta tegi siin, ma ei saagi aru nüüd. Panigi või? Mida? Have buy this beer. Nii. Please, only one beer. Please give me coins. Coins. Panigi. Mida ta teeb? Urmad ka veel. Vaata, vanem naine, ta teab, mis mehel töötab. Mehe tõmbas käima
tantsusammud käivad ja kõik on rõõmsad. Tagument kuumaks aetud, on aeg teenitud papp üle lugeda. Vaadake, et kuskile tasku ei lähe. Ka mina viin oma raske vaevaga kokku korjatud pudelid taarapunkti. Automaat on täis. See on küll mingisugune taarakorja ja õudusunne, nagu et lähed pikalt võttepäevalt ja tööpäevalt, taaraautomaat on täis. Leib jääb ostmata. Jap. Oi. Õnneks kõik laabus. Aha, on teavatatud. 2 eurot. 38 pluss 12 on 50. Nii. Ja 50 pluss veel 25 senti. Ühesõnaga 50 eurot ja 25 senti oli minu teenistus täna linna vahel kerjatest. Enam-vähem see sama kogus. Yeah! Tuli ära, Rais! Wow! Vaata, kui rõõmus see parempoolne tüüp ka on. Nagu rõõmsaid inimesi näha on nagu tore. Jumala lahe on vaadata. Kuule, aga poisid, kurat oli hea saak, Rais. 50 eurtsi, Rais. Palju on 50 pudelites? Kurat, seda juba ära juba. No 7 eurot oleks olnud siis 70 pudelit enne. No. No juba vennad teavad eos, et nad võitsid selle challenge'i. Siis on ikka rohkem. Okei. Aga nii, poisid, kuna te tulite mul appi, siis on teil ka oma osasid saada. Eksperiment on lõppenud. On aeg süda kõvaks teha ja võitjale otse silma vaadata. Esimese 5 minutiga ma teenisin juba 7 eurot niimoodi, et siis oleks pidanud esimese 5 minutiga korjama 70 pudelit. Aga see oli ikka tubli. Sul oli väga südamlik kohtumine Parmudega. Et ma olen selles suhtes kindlasti emotsionaalselt võtsid seda tõesti palju rohkem. Jah, absoluutselt. Ühesõnaga, thanks vaatamast. Tuletan veel meelde ka, et need samad lappes hei kaardid. Joogimäng on loosis, kuidas need võita. Hakake jälgima Instagramis Intriigikogu kasutajat ja juba sel pühapäeval loosime siis need pakid stories välja. Meie kohtume eksperimendilainetel juba siis täpselt nädala pärast ja siis me vaatame ka ühte väga lahedat episoodi. Tänaseks aga tšau ja pakaa!